Keegi ei sõitnud autoga, kuidas ise sõitis? Purki, värske. Kui purgid on suured, võib lõigata 4, aga meil on sellised head väikesed purgid. Siin on umbes kuskil kilo, täpselt kilo, jah. Retsept on kilo kohta. Nii, kilo kurke. Aga see võib natuke teistmoodi lükata või lihtsalt keskus? Jaa, võib täitsa vabalt, kui on suuremad, siis ma lõikan niimoodi 4. Aga absoluutselt ei ole vahet. Võime lõigata ka niimoodi, kui meil, kuidas kellegile meeldib. 1 supilasika täis soola. Vara ja uljaga. Siis läheb 1 supilasika täis suhkrut. Suhkrut 1 supilasika, 1 supp. Ideaalis oleks 1 tšilli lõpetatud. Aga ma unustasin eile tšilli osta. Siis tuleb appi tšillihelp ja valem on selline pool teelusikatäid tšillihelpeid asendab 1 tšillit. Sinepiseemned, samuti 1 supilasika täis. Kuus küüslaugu küünt, aga need nüüd ütlendame. Need nad juba tulevad sellised. Küüslauku toob selle aruumisest kohe kõrgele kotist välja. Nii. Täitsid loomega. Ja purgi hapendamisel on vaja meil pilli ja mustest roletti. Võtame siit ühe pilli kõige rootsudega, sest nendes rootsudes on hea maitse. Peale seda, kui need purgid on hapnenud, tõmbavad ka need lehed siin samas. Nii, ma arvan, et ma panen natuke veel. Kott kinni. No, aga ei tahtnud. Ja nüüd. Jätame seisma. Aeg-ajalt kui kõnnid mööda. Võtad jällegi kuued. Bankruptcy. Ja saab väga hea. Anname nad siit välja. Kausi sisse. No. Selline. Lõhn on kõik on siin olemas, on pilli, küüslauku ja kõike seda maitsvat. Väga hea, tuleb proovige, väga lihtne, purgi hooaeg on käes. Tahate sellise elamuse, ei lähe midagi eriti vaja ja purgi ilosa muutub kogu aeg, mida rohkem nüüd tuleb seda väiksemasse juba on odav. Nii et taaskord üks väga hea ja mõnus retsept. Augustikuu viimasel neljapäeval on meil võimalus veel osa saada ühest huvitavast retseptist, aga seda siis juba 27. augustil. Terve uudiste poolt tänaseks kõik, aitäh vaatamast ja praegu hakkame seiklema kolgadega ümber Musta mere. Meie kohtume teiega homme ikka kell 7. Ilusat õhtut teile loomeseltsis ja nagu alati, olge mõnus. Ja Energiaministeeriumi sõnul katavad nad puudujäägi eelkõige elektri impordist ja loodavad lisaga tuulevee vabaks. Uus saksa dokumentaalfilm Balti kett. Rahumeelne protest, mis muutis ajalugu. Kolmapäeva õhtul ETV 2. Why is it drawing backwards?
satub rätkaõnnetusse ja tervenedes januneb suurte elamuste järele. Ta läheb üksi matkama mööda Prantsusmaa unustatud metsikuid radu, et leida taas tee iseendani. Tõsielul põhinev mängufilm Saladuslikud rajad. Täna õhtul ETV2-s. Tere! Rõõm on teatada, et saade 8 mm elu valgustab seda hämarduvat õhtut ka täna. Uued kitsasfilmid on ajaloo tolmukorralik välja Miks ma tulnud ja teile vaatamiseks nii rumal olen? 3, 2, 1 ja me alustame. Müristusele mina, minu memm ja minu õrg. Laevale juurde ju. Jumal küll, ujukene mukk. Meie saate avamaterjali saatis meile Taavi Juhan. Tegemist oli noore mehe päris esimese filmiga. Kui meie seda materjali läbi vaatama asusime, tekkis 2 mõtet. Kas kaamer oli katki ja salvestas kaadreid ainult mõnesekundiliste lõikudena või oli tegemist noore mehe väga julge ja eksperimentaalse lähenemisega ühele süstamatkale. Sellest süstamatkast on lisaks filmitud materjalile olemas ka väga detailne matkapäev, kus kirjas kõik, alustades eelarvest ja lõpetades inimeste meenutustega. Meie panime 2 asja omavahel kokku ja toome teieni aastakümnete tagused seiklused. Me alustasime oma teekonda Tallinnast 30. juunil Moskva kiirrongiga, mis väljus 18.14. Kokku oli meid 16 inimest. Igaühel oli antud oma ametinimetus vastavalt jagatud ülesannetele. Admiral, transpordiminister, arst ja nii edasi. Kaasas oli väga palju varustust. Süstad, toit, remonditarvikud ja selleks ajaks, kui kogu see kraam rongile laaditud sai, olid poiste paraadvormid higist märjad. Rongis külastasime restoranvagunit ja saime tuttavaks Gruusia laulukooriga, kes oli osa võtnud juubeli laulupeost. Esimene juuli. Seame süstad sõidukorda. Esimene rüsk pääseb veele kell 11.10. Matkapäeva kõrghetkeks saab vesirooside väli. See vaade oli lihtsalt hingamata. Teine juuli. 10.00 andis admiral Teet Vilega märku lahkumisest. 20 minutit vehkimist järvel ja olimegi Msta jõe alguses. Jõgi muutub põnevamaks. Rohkesti põikmadalikke ja aina vahi, et mõne kivi käest matsu ei saa. Või et mõni sind põhja alt ei kraabi. 5. juuli. Madalikke on vähemaks jäänud. Leidsime keset jõde ühe saare, millel oli mineraalvee allikas. Mädamuna lõhn ja rõskust õhkav aed ümber. Lõunasöögiks oli kompott praetud leivaga. 6. juuli. Õhtuks jõudsime Opešenski passaadi. Linnast toodi õlut, jõime seda kalda ääres ja hammustasime juustu kõrvale. Taustaks kuulasime paisuvat sulinet. Meid ootas ees esimene kärst. 8. juuli.
9. juuli. Liigume parvena allavoolu. Laulame isamaalisi, ilusaid, kuid ka riivatuid ja rumalaid laule. Hiljem peame maha suure merelahingu, relvadeks veebritsid. 11. juuli. Meid külastas jälle vanamees, kes jutustas, et tal on jões köides 2-meetrine säga. Meil ei olnud ta nõus seda elukat kahjuks näitama. See-eest kutsus ta meid oma koju saarmanahku ostma. Kaup sai tehtud, kõik osapooled jäid rahule. 12. juuli. Loksume rongiga Leningradi poole ja mängime bridži. Märk jäi tõsiselt haigeks ja reisi lõpp kujunes talle üsna ebameeldivaks. Kokkuvõte. Süstadel läbisime 276 kilomeetrit, ööbimisi välitingimustes 10. Grupi eelarve 629 rubla ja 59 kopitat. Taotletav raskuskategooria 3. Mäletate need Kodaki värvifilmile järgustatud hetked rannas. Vahetult pärast saadet võttis meiega ühendust Piret Viisimaa ja pakkus meile oma isa Vello Viisimaa arhiivi. Nendel kaadritel on näha estoonlaste tegemised lava peal ja lava taga. Meie kutsusime siia stuudiosse Piret Viisimaa ja Aarne Miku neid hetki meenutama ja kommenteerima. Või mina ei ole neid vist kunagi näinud, ma mäletan küll, kuidas neid filmiti seal Helsingis, aga vaadanud ma ei ole. Mina ka ei ole. Ma ei ole üldse näinud kahjuks need filmid. Võib-olla mingi hetkel lapsepõlves midagi sai näidatud, kui meie näitamise aparaat veel töökorras oli, aga ei ole näinud. Sellel ajal ju filmiti kogu aeg, kui see kaamera alles Yeah, really gonna hurt very much. I'm American. I am American girl. See ainukene kogu tegi. Jaa, just nimelt. Film lõigati pooleks pärast. Igamene tegu, ma mäletan lapsepõlvest, kuidas seda monteeriti ja kuidas neid juppe vahepeal tegati. Jaa. No meil oli tegelikult 2 niisugust tegusat filmi ja need oli pianist Raivo Pursk ja lavastaja Paul Mägi, kes väga järjekindlalt ja Purskil oli kohta suur arhiiv, ma ei tea, kuhu see jäi tegelikult. Raivol olid need kuskil mingi piimanõu seest kodus akna alla oli pandud, et kui tulekahju tuleb, ainuke asi, mis tuleb kõigepealt välja visata, on see tünn. Otsustatud, see on minu ema. Millennium's brother. See on lõpus kohalt, see on paletis. See on Pähklipuraja. Vist oli Pähklip, ta ütles mingi, et ta tegi kunagi mingisugust krooninumbrit. Trepak. Aga see on Ferdinand Veike. Jah, aga see on nagu mingi juubel või mingi üritus. Veike on siin. Veike on siin veel. Püüdis. Oot. Kedagi ümitatakse mingisugust jagamine. Oota, see on Karantsis. Jaanis Karantsis seal, jah. Oho. Need on mingid balletikooli lapsed, mis toodi esinema või midagi sellist. Aga kelle juubel see võis olla siis? Teisi juubel? Ei ole, Valdo Peetri. Jaa. See on Krimeeria. Krimeeria, aga Keda ta on? neegrite võitlus pimedas toas, see on midagi täiesti sellist. See televisiooni oleme sattunud. Jaa, see on siin majas kuskil tehtud või vanas